Sellel hetkel, kui mina 2017 alustasin seda saagat, siis ma ei mõelnud naabruskondlikule renoveerimisele või sellele mõistele. Et kuna 4 maja kuuluvad kõik ühte ühistusse, siis ilmselgelt ei saanud siin teha erandit, et me teeme 1 maja korda ja 3 jätame tegemata. Aga Angeelikal ja selle koha pealt on õigus, et takistusi oli päris omajagu. Et lühidalt siis 4 aastat ja 4 maja. Et jaanuaris 2017 tuli meil idee renoveerida. Võtsime kätte, küsisime erinevate firmade käest siis hinnapakkumisi, et üldse inimestele saaks seletada, et palju selline lõbu maksab. Võtsime ka esimesed laenupakkumised pangast, et teaks, et kui palju nende käest on võimalik toetust saada. Veebruaris 2017 siis otsisime endale tehnilise konsultandi. Ütleme nii, et see ei olnud ka väga lihtne tegevus, sest et nii nagu sellel aastal ei olnud ka siis meil eriti palju pakkujaid. Märtsis 2017 siis hakkasime otsima endale projekteerijat. Me kirjutasime 4 firmale, ainult 1 saime vastuse. Ja Eesti soojustusprojekt oli siis väga lahkelt nõus tegema meile suht kiiresti 4 siis projekti. Ja kui keegi arvab, et projektid olid koopiad 1 ühele, siis ta eksib. Et tegelikult on igal majal omad nipid, on erinevusi, et 3 maja näiteks katuselahenduselt on ühesugused, 1 maja on hoopis teistsugune, nii et päris koopiaid teha ei saanudki. Vahepeale sinna jäi meil ka see, et ma tegin igale majale oma koosoleku. See ei olnud küll selline otsustamise koosolek, vaid et kõik inimesed said küsida oma küsimusi, saime nende muremõtteid leevendada. Ja lõplikku siis otsuse tegime siis, minu meelest oli september 2017, aga see oli paar päeva enne seda, kui KredExil raha otsa sai. Nii et 2017 jäi meie siis renoveerimisprojekt aastaks seisma. Veebruaris 2019 oli siis meil teada, et tuleb uus voor. Hakkasime uuesti küsima laenupakkumisi ja olime sunnitud ka siis oma projekti täiendama sellepärast, et nõuded olid muutunud. Aprillis 2019 palus pank, et me teeksime uue üldkoosoleku, aga kuna meil oli siin ruumidega probleeme ja aprillis väga väljas ei taha koosolekut teha, siis panga soovitusel tegime kirjaliku üldkoosoleku, millele 144 korterist vastas 139. Nendest 1 ütles, et ta on erapooletu ja 138 oli siis renoveerimise poolt. Ja uus kirjalik üldkoosolek oli ka selleks, et kinnitada uus maksimaalne laenusumma, sellepärast et 2 aasta tagune laenusumma oli märkimisväärselt väiksem, mida pank siis pakkus. Mais 2019 oli siis see nobedate näppude voor, kus südaööl, kui kell oli 0000, tuli vajutada nuppu saada. Õnneks ei olnud see küll selline voor nagu see aasta, kus pidi väga kiiresti kirjutama, vaid seal midagi läks nüüd valesti. Vaid seal oli võimalik panna taotlus kirjateksti ja kogu ülejäänud dokumentatsioon panna manusesse. Meie taotlused olid 3., 4., 5. ja 6. Mai lõpus saime siis positiivse otsuse, et kõik majad saavad toetust. Kohe me ehitama ei kippunud, sest et kõrvalmajade vigadest õppinuna üritasin planeerida. Ja veebruaris 2020 tegime esimese hanke, mis siis meil ära rikuti. Me saime iga päev vähemalt 16 küsimust iga maja kohta ja lõpuks palus KredEx meil see hange seisma panna. Märtsis siis tegime teise hanke, aga see oli siis juba seekord nii, et igal majal oli oma hange. Kui esimene oli, et võitja võtab kõik, siis märtsis läksime selle peale välja, et nooruse 10 saab oma hanke, nooruse 8 saab oma hanke.
Selle hanke tulemusena siis saime endale väga hea hinna ka ehitaja, kellega me siis juunis sõlmisime lepingu, sõlmisime ka laenu ja siis tagatislepingud. Ja juuli alguses algas siis meie ehitus. Ja aprillis 2021 said siis meil kõik majad valmis. Et mis meil oli enne? Majad olid väga ilmetud. Meil olid lagunevad rõdud. Ühel majal oli lausa 4 rõdu, millel olid lindid all. Sinna rõdu alla ei tohtinud minna ja veel vähem võis rõdu peale minna. Meil olid väga päevi näinud trepikojad. Siintes olid suured koledad augud. Treppidel pooltel polnud käsipuid. Temperatuur korterites oli ebaühtlane, et otsakorterid talvel said maksimaalselt 17-18 kraadi sisse. Keskmised väitsid, et neil on 25. Siis meil oli nii-öelda loomulik ventilatsioon, aga tänu pakettakendele siis tegelikult seda praktiliselt ei olnudki. Ja see tekitas meil siis liigniiskust ja kohati lausa hallitust. Majadel oli hästi suur soojakadu, et ma pärast näitan ka termopilti, et kui termopilt peaks olema võimalikult tume, siis meie oma on ikka väga-väga hele. Siis oli meil amortiseerunud kanalisatsiooni ja veetorustik, et viimased 2 aastat enne renoveerimist otsisime väga pingsalt firmasid, kes oleksid valmis vahetama välja ühte kanalisatsiooni püstakut. Ja neid firmasid, kes tahaks niimoodi ühekaupa teha, neid eriti ei olnud. Ja päris ausalt viimane kanalisatsiooni püstak läks katki 6 aega enne renoveerimise algust ja seal tehti sellise kummilapiga kiirremonti, et ta otseselt ei lekkinud, aga me ei hakanud ka seda suure raha eest välja vahetama. Suurema vihma korral oli meil kõikides majades keldrites vesi. Me närsime, et me võime sinna oma ujula teha, et kui Elva valla suur lubadus oli, et valda tuleb ujula, siis mina oleks võinud oma keldrid välja pakkuda, et seal on täiesti tasuta olemas. Siis oli meie küttesüsteem ajast ja arust, et mõned aastad enne renoveerimist juhtus väidetavalt tehases mingisugune õnnetus ja masuut sattus meile radiaatoritesse. Et ühel hetkel lihtsalt teavitati mind, et radikast tuleb naftat. Aga tänu sellele masuudile olid siis pooled radikad väga suures osas ikkagi umbes. Nad ei läinud enam soojaks ja sealt tekkis ka see temperatuuri erinevus. Ka meie elektrisüsteem vajas trepikodades kaasajastamist. Ja kui me alustasime, siis meil oli 1 maja energiamärgis G ja 3 majal siis F. Siin on siis nüüd minu maja ja siis enam-vähem minu korteri aknad ja kohe näha, et kus on väga kollane, et põhimõtteliselt, kui me alguses väideti, et vuukide soojustamisest piisab, siis tegelikult paneelide vahelised lülid on täpselt samamoodi kollased, et tegelikult me ei oleks selle vuugi vahetamisega eriti midagi võitnud. Selline hall nägi siis meie maja välja alguses. Meie katustel oli juhtmete rägastik. Igaüks oli sinna vedanud seda, mida tema ise parasjagu tahtis. Sealt jooksid ka mingisugused üldkaablid kõikide Puhja kortermajade vahet. Siis need on need kohad, et milleks tuleb valmis olla. Et tõesti, et kui sul on väga palju elanikke, siis on vahepeal kasulik 1 maja kaupa rääkida. Et kui sul on 144 inimest saalis, siis ilmselgelt selle tunni pooleteise jooksul nad ei saa kõiki oma küsimusi ära küsida ja ongi mõistlik teha siis maja koosolekuid. Teine koht, mis oli minu jaoks hästi raske, oli ta rünnakud ehitajate poolt. Et kuna meie ehitushange jäi sellesse aega, kui tuli koroona, siis mind materdati päris korralikult selle eest, et ma julgesin ehitajad kohale kutsuda, et nad tuleksid, veenduksid nende objektidega koha peal. Trepikodades käisid nemad ise, et nad näeksid neid probleemkohti. Kõige suurem murekoht oli minu jaoks tollel hetkel see 1 maja rõdud. Ja
ja kui ehitajad ütlesid, et COVID-i ajal ei tohi kohtuda, siis me tegelikult kohtusime väljas, aga üks ehitaja, kes sai vist aru, et ta vist ei võida meil hanget, hakkas kiusama majaelanikke ja käis siis trepikodades rääkimas valejuttu, kuidas mina saan endale uue auto. Tegelikult ei saanud uut autot, siiamaani pole uut autot saanud. Kuidas mina ehitan endale maja, ei ehita maja, olen endiselt siin majas ja elan oma korteris. Siis hästi suur selline valmisoleku koht on see, et üllatused ehituse käigus. Et meil oli vaja ümber mängida ventilatsioonisüsteemi, torustik, peatorustik, mis hakkas siis korterites jooksma. Sest et see, kuhu see alguses planeeriti, sinna nad ei mahtunud ära. Meil vahetati torustiku nii-öelda tüüpi. Ja üks hästi suur üllatus oli siis, kui esimese maja vundament lahti kaevati. Et algne soojustus ei oleks sinna mitte kuidagi sobinud. Ja lõpuks me siis otsustasime purvahu kasuks, mida oli selles mõttes küll lihtne paigaldada, aga mille hind oli märkimisväärselt kallim, kui algses hinnapakkumises oli. Siis mina pistsin rindaga sellega, et elanikud ei olnud kõik valmis ehitajaga suhtlema. Et meil kujunes välja 7 korterit, kus elanikud nõudsid, et mina annaksin neile teada, kuna nende juures mingit tööd tehakse. Et see, et ehitaja neile helistas või nii-öelda alltöövõtjad helistasid, siis see neile ei lugenud. Et mina pidin täpselt teadma nende korterite nii-öelda töögraafikut, et kuna tullakse nende juurde torusid panema, kuna pannakse neile radikaid, kuna pannakse neile uued aknad. Ja nii nagu siis suuremate ehituste juures ikka, et õnnetusi juhtub ka. Et meil ventilatsiooni aukude puurimise juures ühes korteris läks väga õnnetult, värskelt remonditud köögis kukkus betoontükk suhteliselt tutika keraamilise pliidi peale. Ehitajale nad ise ei teavitanudki, vaid et mina sain esimesena selle toreda kõne, et kuidas nüüd on kõik ära rikutud ja et nemad nõuavad nüüd seda. Tegelikult lõpuks ikkagi piirdus asi sellega, et me ostsime talle uue pliidi. Ja töömeestega juhtus ka siin õnnetusi, kes sai päikesepõletuse ja kellel olid mingisugused lõikevigastused. Ja milleks veel tuleb valmis olla, on see, et pangal on väga väikese võimsusega serverid. Et 4 maja puhul tuli lõppkokkuvõttes saata mu neile 80 dokumenti. Üle 2 digiallkirjastatud dokumendi nende server vastu ei võtnud. Ja lõppkokkuvõte oli see, et ma istusin peaaegu pool päeva arvuti taga ja saatsin neile dokumente ühekaupa. Ja kui mõnes dokumendis oli viga, siis tuli seda uuesti teha. Mis meil on nüüd? Et nüüd on meil 4 peaaegu identset maja. Tegelikult on näha, et vasakus veerus on majad natukene tumedamad ja paremas veerus on natuke heledamad. Me ise naerame siin, et see on COVID-i nii-öelda reegel 2+2. Ja siis ma näiteks teile ühte videot sellest, et milline siis meie see ümbruskond välja näeb. Ja siit on ka näha nüüd see, mida Angeelika palus, et mis teeks sellest natukene naabruskondlikuma. On me majade vahele tegime endale siis lipuväljaku, et kui muidu oli meil igal majal oma lipp, siis nüüd meil on ühine lipuväljak, mis teeb meist nagu väikse linnaosa. Ja kui hästi tähelepanelikult vaadata, siis taga on üks hall kole maja, mis loodab see aasta endale toetuse saada ja ka renoveerimiseni jõuda.
et kui sellel hetkel oli seal muru suhteliselt selline pruun, siis see oli tehtud juulikuus ja meil oli praktiliselt 1,5 kuud olnud niimoodi, et vihma ei sädanud. Et värskelt külvatud muru ei taha väga ilma niiskuseta olla, aga kuna pind on nii suur, siis me seda ka kasta ei jõudnud. Nii, et peale selle ilusa välimuse, mis meie majadel siis oli, on nüüd meil ka õnnelikumad inimesed. Meil on turvaline elukeskkond, et selles mõttes, et kui meil varem olid uksed kogu aeg lahti, pooled uksed olid lihtsalt niivõrd katki, et ei teadnudki enam lukku panna, siis nüüd on kõikidel ustel olemas ees turvauksed ja sisse pääseb siis koodi, kiibi või võtmega, et päris igaüks sinna ei saa tulla. Siis meil on kindlasti soojem kodu, et otsa korterites nagu minulgi on aastaringselt vähemalt 23 kraadi sooja. Meil on parem sisekliima, enam ei ole mitte kuskilt tulnud seda kurtmist, et oleks sallitust või liigniiskust. Pigem on aeg-ajalt talvel just hästi külma ilmaga liiga kuiv õhk. Siis meil on kokkuhoid küttearvetelt. Ma näitan ka pärast meie tarbimist. Meil on olemas stabiilne soojaveetarne korteritesse, et muidu aeg-ajalt oli see, et see tsirkulatsioon ei toiminud, sellepärast et torud olid luppi täis. Aga nüüd vesi ringleb väga hästi ja ei pea eriti ootama, et soojavett saada. Meie korteri väärtus on märkimisväärselt suurem, aga eks see on ka tänu sellele tavalisele kinnisvara hinnatõusule, et kui me alustasime, oli meie keskmine korteri ruutmeetri hind alla 500 euro, siis täna müüakse ruutmeetriga 1200–1400. Ja meil on kõigil võrdsus. Ja seda võrdsust ma pean selles mõttes väga oluliseks, et kui meil varasemalt oli hästi paljudes korterites viidud siuktoru põranda alla, ühes korteris oli lausa viidud kahte tuppa, siis tänase seisuga seda enam ei ole. Kõigil on siuktorud ilusti seina peal ja mingisugust lisakütte võimalust sellest tekitada ei saa. Siin on siis meie soojusenergia tarbimine. Et kui meil siin muidu talvel oli ikkagi üle 40, siis praegusel hetkel me räägime alla 30. Eks siin natuke kõigub ka sellest, et palju meil soojavett tarbitakse, et elanikkond on ka vahetunud, et suvised arvud aeg-ajalt kõiguvad ka sellest, et kui soojavett tarbitakse rohkem, siis ka läheb soojusenergiat rohkem. Ja siis meie kõikide majade uus energiamärgis on see, mida siis projekteerija meile tookord lubas. Endal küll vahepeal tekkis korraks selline kahtlus, et kas me ikka selle kätte saame, aga tegelikult ühel majal läks, nad jäid napilt ilma siis B-st. Et see oli nii väike vahe, mis oli B ülemise normi jaoks puudu meil. Siis meie koostööpartnerid oli tehniline konsultant Martin Nurminen, aga me kasutasime teda ainult kuni selle hetkeni, kui me sõlmisime ehituslepingu. Sealt edasi päris ausalt tegime me koos raamatupidajaga kõik ülejäänud taotlused, arvutused, et ei olnud üldse nii keeruline. Siis projekteerija, nagu ma enne ütlesin, oli Eesti soojustusprojekt. Peatöövõtja oli Baltivara ehitus. Ja siis alltöövõtjad torutöid tegid 2 majas Sunbruna ja 2 majas Toruvana. Ventilatsiooni eest vastutas SP Grupp. Katused tegi meile katusefirma. Soklimeistrid vastutasid siis vundamendi ja üleüldise selle platsi silumise eest pärast. Ja Elektem siis toetas meid elektrilöödega. Ja omaniku järelevalvet pakkus meile Sveko. Sveko oli kusjuures ainukene firma, kes oli nõus tegema hinnapakkumise hulgihinnana, et kui kõik teised tegid igale majale eraldi, siis Sveko võttis, et kui ehitatakse korraga, on üks ehituskoosolek, järelevalve peab käima ühe korra ja ta tegigi meile selles mõttes soodsama hinna. Ta ütles, et ta ei näe mõtet meid koorida selle koha pealt, et niigi on see kallis projekt. Meie rahastust oli siis oma finantseeringuna remondifondi arvelt
mida me siis olime tegelikult juba päris mitu aastat kogunud. Saime ka tookord KredExi toetuse 50%, praegusel hetkel nad renoveerivad siin 40%-ga. Ja siis oli meil KredExi käendus ja siis meil on Swedbanki renoveerimislaen 20 aastaks. Et eelmised renoveerijad võtsid juba 25 aastaks ja nüüd pakutakse ka lausa 30. Nõuanded. Et mina kui selline kontrolliv ühistu esimees, siis usalda ka kontrolli. Et sul võib väga hea tehniline konsultant olla, aga tunne huvi selle vastu, mida ta teeb või mida ta kellelegi vastab. Seisa oma ideede eest. Et minul ikka aeg-ajalt oli selliseid toredaid ideid ja tuleb tõdeda, et tegelikult need kõik said ka tõeks tehtud. Küsi kohe, kui midagi kahtlasena tundub. Et kui sa vaatad, et kas see ikka peab nii olema, siis ausalt tee suu lahti ja küsi. Küsi kindlasti ka siis, kui sulle tutvustatakse tehnosüsteeme keldrites, hooldussõlmedes. Sest et kui sul ei ole majal haldajat ja sa pead ise nendega pärast toime tulema, siis on mõistlik, et sa küsid ja lased endale korduvalt seda asja seletada. Ja palju närvi ja kannatust. Ja lõpuks, et tundke rõõmu ilusast energiasäästlikust ja tervislikku sisekliimaga majast, kus on siis mõnus elada.